Siin on sulle paar nippi ja kasulikku teadmist, kui planeerid suusareisi. Alustuseks kõige parem nipp on ühenda jõud sõpradega. Niimoodi saab omavahel lapsehoidmise ära jagada, koos on palju lõbusam ja kulud on oluliselt madalamad. Õige riietus mägedes on võtmetähtsusega. Oluline on, et riided oleksid hingavad, tuulekindlad, veekindlad ja ohutuse huvides värvilised. Kui sul mäekogemust veel üldse ei ole, siis ei tasu muretseda, sellepärast et pikad lauged nõlvad on õppimiseks just parimad ja nii Norras, Rootsis kui Soomes on selliseid nõlvasid väga palju. Abi pakuvad koha peal ka suusatreenerid ja keelebarjääri pärast pole samuti vaja muretseda, ainus keel, mida mäe peal peab oskama, on kehakeel. Kui nüüd küsida, kas varustust pigem rentida või osta, siis kogenud sõitjatel on tavaliselt oma varustus, sest nad teavad, mis neile täpselt meeldib ja sobib. Küll aga, kui sa sõidad harva või oled alles algaja, siis on rentimine igati mõistlik ja sageli koha peal ka päris soodne. Selleks, et mäe peal pikad päevad kenasti vastu pidada, ma soovitan panna taskusse paar kummi, huulepalsami, päiksekaitsekreemi ja pudelivett. Ja kõige parem nipp taastumiseks on loomulikult õhtul saun, kosutav uni ja see, kui keegi jalamassaaži teeb. Ja ära unusta, et iga päev ei peagi tegelikult üldse mäele minema, sa võid lihtsalt minna ka matkama, veekeskusesse, spaasse, bowlingusse või lihtsalt linna avastama. Nii et kui planeerid suusareisi, siis broneeri Tallinkiga, haara sõbrad kaasa ja kohtume mäe peal. Tallinkiga saab muideks koeraga kaasa võtta. Mis arvad?